Rasestumisvastased vahendid iseenesest ei langeta ega tõsta naise viljakust. Ja reeglina, kui vahend on lõpetatud, siis taastub viljakus üsna ruttu esimese paari kuu jooksul. Mida tuleb meeles pidada on see, et kõik need olukorrad, mis olid enne, kui vahendit alustati, tavapäraselt taastuvad. Ehk kui naisel enne pilli alustamist oli ebaregulaarne tsükkel ja menstruatsioon käis 2, 3, 4 kuu tagant, siis väga suure tõenäosusega ka pilli lõpetades seesama olukord taastub. Pillide mõte on see, et kui meil näiteks on polütsüstilised munasarjad ja see menstruatsioon on harv, siis see iseenesest teeb liiga emaka limaskestale ja võib tekitada erinevaid probleeme. Ja me selle pillide võtmisega saavutame regulaarse veritsuse ja selle olukorra, et munasari ise ei tee midagi. Ehk midagi ei saa minna ka kehvemaks. Et me otseselt ei paranda või ei ravi seda sündroomi, aga me hoiame sellist status quo, et ta püsib ühesugune, et nüüd, kui siis tekib plaan rasedaks jääda, siis me saame sealt edasi minna ja liikuda. Rasestumisvastased vahendid võivad teinekord mõjutada ka emotsioone, meeleolu, tekitada meeleoluhäireid. Et need vahendid, mis ei ole hormonaalsed, näiteks vaskspiraal, ei mõjuta mingit moodi emotsioone ega meeleolu. Hormonaalsed vahendid ehk siis kõige sagedamini kasutatavad pillid võivad mõnel naisel meeleolu mõjutada. Ja siin on oluline jälgida. Väga sageli see mõju on lühiajaline ja vahendi kasutamise alguses ning läheb mööda. Teinekord aitab naist, kui vahetada pilli mõne natukene teist tüüpi hormooni vastu ja see mõju kaob ja naine saab vahendit kasutada. Emakasiseste hormonaalsete vahendite korral võib see mõju teinekord olla palju leebem, sest see hormooni kogus, mis vereringes on palju väiksem. Ehk jah, vahendid võivad mõjutada meeleolu, aga väga sageli me suudame siiski leida sellise vahendi, mis ei tekita märkimisväärseid probleeme.